kõigile, see on Emme. Tere! Homme on emadepäev ja meie mõtlesime, et emadepäeva puhul ma loen teile kõigepealt ühe loo, mille nimi on Enda tehtud kotlet. See on ühest koerast, see on sellisest raamatust minu esimene raamat ja selle loo on kirjutanud Andrus Kivirähk, üks minu lemmikutest. Olete valmis? Sina oled valmis? Enda tehtud kotlet. Koer saatis pererahva väravani ja haukus, kuni auto käänaku taha kadus. Siis silkas ta tagasi majja ning kiirustas kööki. Läksid, ütles ta paksule kassile, kes aknalaual päikese käes peesitas. Õhk on puhas, nüüd hakkame tööle. Oled sa ikka kindel, et tahad seda ise teha? Venitas kass. Kuule, sul on ju söögikausis kotlette küll. Võta sealt ja kingi, nii on palju lihtsam. Need kotletid on perenaise küpsetatud, aga mina tahan kõik ise teha, seletas koer. Ole hea ja aita mind. Tõmbame koos külmkapi ukse lahti. Nad sikutasid kõvasti ning saidki ukse valla. Kass ronis riiulile ja lükkas hakkliha põrandale. Küll siin on külm, väristas ta ennast. Paneme ruttu ukse jälle kinni, muidu läheb tuba kah jahedaks. Koer tassis selle ajala hakkliha pliidi juurde ja poetas pannile. Siis haaras ta hammastega lülitist ja keeras seda. Pliit läks kuumaks. Praeg, teatas koer rõõmsalt. Aga kas sa hakkliha tükkideks ei teegi? Päris kass. Ega sa niimoodi kotlet ei saa teha. Kotleti sisse tuleb panna veel igasuguseid asju. Saia ja muna ja sibulat ja soola. Kas see koer meeldib sool? Ei meeldi, ma arvan, et sellepärast ei tahagi panna. Mis ta ütleb nüüd? Ei ole tarvis mingit sibulat, ütles koer. Ilma sibulata maitsvam. Ja tükkideks pole ka tarvis teha. Las sulle pealegi suur, siis saab kauem närida. Ta müksis hakkliha ninaga, et seda ümber pöörata. Ega väga palju polegi vaja praadida, arvas ta. Natuke toores ongi parem. Ta lülitas pliidi välja, haaras pealt pruuniks kõrbenud käntsaka hammaste vahele ja jooksis õue. 3 maja edasi elas koera ema, kelle juures ta kutsikana ära oli toodud. Koer puges aialt läbi ja hüüdis. Head emadepäeva! Vaata, mammi, mis ma sulle tõin. Kotlet! Ise küpsetasin. Oi, kui armas, hüüdis koera ema. Ja kui tore, et see on sinu enda tehtud. Lapse enda tehtud kingitused on emale kõige kallimad. Joo, ma tean seda, ütles koer ja limpsis ema nina. Ning siis hakkasid nad koos kotleti sööma. See oli väga hea kotlet. Suur, natuke toores ja ilma sibulata. Ongi kõik. Võtame pilti ka. Siin on see koer. Ja siin on üks kaus. See koer tegigi oma emale kotleti. Nii, ja nüüd, kuna kõige kallimad kingitused emale on laste enda tehtud, siis meie teeme ka ise kingituse. Ja sellise kingituse, mis jääb emale alles kauaks ajaks. Meie teeme käejäljendi. Nii, lapse käejäljend. Nii, ja teeme selle soolataigna sisse ja küpsetame selle soolataigna kõvaks ja paneme jälje sinna sisse, nii et see jäljend jääb alles ja see saad pärast ära kaunistada. No nii, mis on vaja? Kauss, me võtsime ühe suure taldriku täna, siis 1 tassitäis jahu, me juba mõõtsime ära, 1 tassitäis jahu. Ja. Tassitäis jahu, veerand tassitäit soola, mis on siis 1/4. 1/4 soola, nüüd soola ka peale. Nii, siis jäta see 1/4 tassi alles. 1/4 ehk veerand vett. Nüüd võtame selle sama 1/4 tassiga. Ja paneme siia sisse. Ja sellist asja võite homme teha koos oma emaga, see on väga lõbus teha, sest üksinda võib-olla väikestel lastel on natuke raske teha. Käised, kärised ülesse. Kui tahate, võite põlle pea ka muidugi ette panna.
küpsetamis- ja söögitegemistpõlle. Nii, lusikas. Kõigepealt segame lusikaga, et me kohe ei tee oma käsi mustaks. Segame natukene ära ja siis hakkame seda tainast kätega sõtkuma, et see jääb ilusaks ja paksuks. Nagu proovi. Kui on natukene siin juba segatud, siis võtame sõrmetappi, sest seda on varsti väga raske segada. Kui on see tainas liiga jahune, et see ei hakka üksteise külge, siis pane lihtsalt natukene vett juurde, aga hästi natukene korraga. Või kui on liiga vedel, siis pane lihtsalt jahu juurde või soola. Et see on selline tainased, mida väga lihtne teha. See peab lihtsalt olema selline nagu tavaline saiatainas, mis ei ole liiga paks ega mitte liiga vedel. Nii, nüüd servet sõrmetappi. Kas sul on segatud? Segame natuke veel, siis sul on lihtsam võtta seda sõrmedega. Segame. Mis ma unustasin öelda? Pange ahi tööle ja ahju paned tööle 100 kraadi peale, ainult 100 kraadi. Küsige ema või isa või kellegi abi, kes on suurem. Ja. Sul on vaja natukene vett juurde. Ma ei tea, kas sa panid täpselt. Edasi teen natukene vett juurde. Hästi natukene. Nii. Nii, nüüd sõrmedega võtasid lusika pealt see tainas ära. Nii, nüüd kõige lõbusam osa. Taina rullimine ja sõtkumine. Lihtsalt võta. Algusest ja natukene sõrmedega. Pööra ühtpidi, teistpidi. Seda näete sealt natuke. Nii, ja sellest tuleb iseenda tehtud kingitus teie oma emmedele. On ju? Ise teha. Ja kui te tahate veel midagi teha, kui teil on aega, siis te võite minu eelmist videot vaadata, kus me tegime rukkililli ja te võite teha ka ise emale kaardi, panna need rukkililled kaardi peale või siis teete teistsuguseid lilli. Aga moodus on sama, nii et kui seda videot vaatate, siis lihtsalt võite kasutada teist värvi paberit või värvida teist värvi see paber. Ja kohe. Sa tahad seda sõtkuda? Mul on üks pall siin valmis, võtan siit veel. Nii et palju tainast ei olegi vaja. On täpselt vaja nii palju, et üks käsi mahub peale. Seda ei ole väga palju. Selline. Nüüd see mahub 2 käe vahele, sööke pall. Sellest piisab. No nii, sina sõtku seda edasi. Sõtku. Niimoodi vajuta. Vaata, ma näitan, kuidas sõtkutakse. Sõtkuda niimoodi. Vajutad laiaks. Nii. Ja siis kokku. Nüüd vajuta jälle laiaks ja siis kokku. Ja nii muidu edasi. Kas on liiga kõva see? Võib-olla vaja natukene meil mõlemal veel. No nii. Nüüd meil on tainas sõtkutud, ilus pehme pall, sul on sõtkutud, okei, võime kausid panna ära, ja nüüd on vaja ühte ahju vormi või lihtsalt ahju alust või ja väike tükk paberit, et ei jääks teie aluse külge kinni. Siis võtame selle ilusti sõtkutud, vaadata, et on ilusti igalt poolt ühtlane, et ei ole ühtegi mõra sees. Sõtkume natuke juurde hästi. See on liiga raske mulle. See on liiga raske sulle või? Okei, las ma aitan. Ja teie ka, kui on raske seda tainast sõtkuda, siis julgelt minge küsige kellegi abi. No nii, ja siis hakkad seda tainast sõtkuma selliseks ümaraks. Selline ümar juba.
nii, vaata nüüd. Ja te peate tegema täpselt sellise suuruse, et teie käejälg siia mahub peale. Proovime. Kas sinu käejälg mahub? Käised üles, nii. Näita. Parem käsi, jah? Vaatame, kas on. Oot. Kuule, sellest vist piisabki. Ja nüüd, kui on käsi selle taina peal, siis lihtsalt suruge see käsi see tainas sisse. Kõvasti. Lükka. Lükka. Sõrmed ka. Sõrmed sisse. Lükka kõvasti. Sõrmed ka. Kogu tee alla. Hästi kõvasti. Veel kõvemini. Valus ei ole? Muidugi olge ettevaatlik, ärge haiget endale tehke. Nii, julgelt. Suruda peale sõrmed ka. Ja siis jääb täpselt sinu käejälg. Nüüd proovime. Ongi. Nüüd pintsime. Oota, kõigepealt me paneme selle käejälje. Võtame selle ettevaatlikult siit. Mis sina teed sinu oma? Ja paneme selle ahju. Ahi on meil juba soe, piisavalt, 100 kraadi on juba ahjus. Paneme selle jälje ja küpsetame seda käejälge umbes tund aega. Ja räägi siis, oota, ma räägin kiiresti lõpuni. Küpsetame seda käejälge umbes tund aega. Pärast seda ta ei ole veel väga-väga kõva, nii et lase sellel jahtuda korralikult ära ja see kivistub ise ajapikku. Aga kui te tahate, võite seal kauem hoida ahjus, see kindlasti ära ei kõrbe. Aga ahjus võib kauem hoida, kui te soovite. Ja kui on ära jahtunud, siis võite kaunistada, kuidas te seda soovite. Ja ongi ilus kingitus emadepäevaks olemas. Näeme varsti. Ei mina. Räägi. Teie võite tegate sama, mis meie teeme ja siis teie teete midagi emadepäevaks. Midagi liblikas või midagi muud, mida pole midagi skenud, okei? Kaart ka? Kaart ka. Kui sa soovid teha kaarti või liblikat või lihtsalt kaarti. Ja kui te ei taha minna poodi, siis võite minna õue ja tuua tuppa mõni oksakene lille asemel. See on ka kene. Näiteks meie teeme pajuurva oksad ja lehed hakkavad juba tulema sealt välja. Okay. Ilusat emadepäeva kõigile homseks. Varsti näeme. Varsti näeme.